Kuidas kriisiolukord enda kasuks pöörata Vol 6? Minu nimi on Roland Tokol, olen Eduakadeemia üks asutajatest ja üks teema, mis on eriti oluline kriisi ajal, aga samamoodi ka muul ajal on see, et kellega sa ennast ümbritsed. Kas sa oled ümbritsetud inimestest, kes pidevalt on sellise negatiivse fooniga ja järjest kannavad sulle seda üle? Või oled sa ümbritsetud inimestest, kes on positiivsed, kes usuvad, et igas kriisis on võimalus ja nad püüavad seda näha ja nad annavad sulle ka seda inspiratsiooni ja positiivset emotsiooni edasi. Mida teha selles olukorras, kui sul neid inimesi ei ole enda ümber? Üks asi, mis on hästi oluline, on see, et tihtilugu arvatakse seda, et tuleks lahti lasta kõigist nendest inimestest, kes on negatiivsed su ümber. Jah, ka see on väga oluline, et vähendada suhtlust ja vähendada seda mõju nendelt inimestelt, aga veelgi olulisem on see, et sa leiad neid inimesi, kes sind toetavad, kes toetavad seda, milline sa oled, mis on sinu soovid, sinu unistused, sinu eesmärgid ja innustavad sind nende poole liikuma. Ja kui sa leiad vähemalt ühe inimese, kes seda teeb, siis see on juba väga suur samm edasi. Sest paralleel näiteks toitumisest on see, et kui sa toitud tervislikult ja kui sa toitud mitte tervislikult, siis mõlemal juhul olulisem on see, et sa saad kätte kõik need vajalikud ained, mis su keha vajab, versus see, et sa välistad või väldid kõike, mis on halb. Ja samamoodi on inimestega, sul on oluliselt tähtsam, et sa leiaksid neid inimesi, kes sind toetaksid. Nüüd on võib-olla see, et kus sa neid leiad, tekib küsimus, eriti võib-olla tänases olukorras. Selleks on õnneks olemas meil väga lai võimalus läbi interneti ja mõtle natuke selle peale, et mis on need valdkonnad, mis on need tegevused, mis sulle kõige rohkem korda lähevad ja kus on need kogukonnad, kus need inimesed asetsevad. On nad mingisuguses kommuunis, mingis membership saidil või mingisugusel muus grupis kuskil koos, mine sinna ja loo neid suhteid ja püüa leida neid inimesi, kellega eraldi suhelda, kellega kokku saada virtuaalselt, kellega jagada oma mõtteid ja mida see teeb sul on see, et see aitab sul hoida seda fookust selles suunas, kuhu sina tahad liikuda. See aitab sul hoida fookust sellisel positiivsemal toonil ja kui need inimesed, kes sind toetavad, mida rohkem neid sulle ümber tekib, seda suurema tõenäosus, et sa hakkad ka lahti laskma nendest inimestest, kes ei toeta sind. Ja seda on alateadlikult, sellepärast, et sa näed, et sul ei ole enam nendega mingisugust ühist sellist kokkupuute kohta ja sul on rohkem ja rohkem kokkupuute kohti nende inimestega, kes sind toetavad. Nüüd veel, et kus siis ikkagist neid leida. Üks koht, mida ma sulle soovitan, kui sul on inglise keel väga puhtalt suus, kui sa suudad inglise keeles suhelda, siis on olemas selline asi nagu Better You membership, Better You community ja ma panen siia alla lingi, kus sa saad sellele täiesti tasuta kuuks ajaks ligipääsu, kui sa soovid ja sinna tulevad igakuiselt erinevad tegelased, kes ülemaailmselt keda tuuakse kokku, kes jagavad sulle erinevaid väärt nõuandeid, aga lisaks on toetav kommuun, kes omavahel kokku hoiab, kellega sa saad suhteid luua ja kellega sa saad liikuda sinna suunda, kes sina soovid ja leida endale neid inimesi, kes sind toetavad. Nii et tänases olukorras väga oluline ja kui see on mõni muu koht, siis leia see ja võtta julgelt ühendust nende inimestega, kes seal on ja kes soovivad samasse suunda liikuda nagu sina, sellepärast, et ka nemad suure tõenäosusega otsivad neid inimesi, kellega koos sinna liikuda, kes neid toetavad ja liikuge koos, liigu koos kellegagi sinna, kuhu sa soovid liikuda. See on alati oluliselt efektiivsem, see on alati oluliselt parem ja sa tunned ennast selle juures ka oluliselt paremini. Kui sa tead kedagi, kes peaks seda kuulma, siis ole ja jaga seda videot ja näeme juba järgmistes. Tšau!